Umbes kell 1:30, vaid mõned tunnid pärast emadepäeva, reageerivad Orange'i maakonna šerifibüroo ametnikud tulistamisele Orlando idaosas. Kui ametnikud sündmuskohale jõuavad, ootab neid ees kaos. Jesus! Jeesus! Oh jumal, see on nii suur! Sa tulistasid mu last! Olgu, tagane. Jaa, härra, tagane! Tagane? Oh, issand, lasta! Šantaaž, lihtsalt et olla rindkere. Ei reageeri, pulssi pole. Ma proovin temaga telefoni teel ühendust saada ja alustan KPR-iga. Kes on tulistaja? Me pole kindlad. Tal on rastapatsid ja valge särk. Okei. Oh, ma arvan. Okei, jää sinna. Tulista teda tagumikku. Tee seda kohe. Mul on teda seal vaja. Tule siia. Telefonis. Sa oled telefonis. Tule siia. Ma räägin temaga telefonis. Olgu, lõpeta! Ma olen täpselt seal. Kuhu sa osutad? Šerifi abi ütles, lõpeta. Lõpeta, see on minu kodu, härra. Kuhu sa osutad? Lõpeta. Lõpeta! Lõpeta! Pane käsi selja taha. Tee seda kohe! Pane telefon maha. Pane telefon maha! Pane telefon maha! Kas sa osutasid meie poole? Ei, ma tulistasin teda. Ta tulistas mind, rünnates mind minu majas. Ma püüan su käsi kokku saada, et oleks lihtsam käeraudu panna. Jah? Ma olen kohe siin. Tulistaja ütleb, et ta on 29-aastane Lawrence Doherty. Kas saaksid mind tagasi mu maja ette viia? Ei, me näeme selle auto taha. See on naeruväärne. Tulistaja. See on minu kodu. See on minu kodu. Olgu, meid hoitakse praegu lihtsalt kinni. See on minu kodu. See on päriselt minu maja. Lihtsalt kontrollin, et sul neid poleks. Ei, mul ei ole midagi. Kas me saame tagasi minu majja minna, boss? Praegu mitte. Praegu mitte, mees. Miks? Sest praegu peetakse seda kuriteo paigaks. Nii et... Mul ei ole midagi. Palun, las ma kontrollin veel kord. Ütleme nii, vend. Kas sa arvad, et me istume maha, sõber? Olgu. Lõpeta ära, mine istu. Kas ma võin oma advokaadile helistada? Oota korraks. Jah. Ma ei saa praegu telefonile vastata. Praegu olete kinni peetud. Pane nüüd korraks beat mängima. Vaid mõne meetri kaugusel võitleb tema ohver elu eest. Te suudate ta päästa. Nii et proovime minu märguannet teha. Praegu pean ma lihtsalt kõnnide serval seisma, eks. Ärritunud naine tutvustab end kui Tara Walker. Ta ütleb politseile, et ohver on tema poissõber, 31-aastane endine NBA mängija Adrian Payne, kes mängis 4 hooaega liigas jõumängijana. Kuidas läheb, mees? See surab. On vara öelda, aga asi ei paista hea. Aga ma ei ole meedik. Mõne minuti pärast saabuvad parameedikud ja Adrian viiakse kiiresti lähedal asuvasse haiglasse. Samal ajal ütleb Lawrence politseile, et tema on tegelik ohver. Ma tulin isa veoautost välja ja nägin seda meest oma maja juures ning olen tema autot mitu korda näinud. Ja ma jooksin tema auto juurde. Ma kõndisin tema auto juurde ja ta tuli autost välja. Ta on 7 jalga pikk, härra. Kas te näete, kui pikk ma olen? Ta pistis käe pükstesse, nagu tahaks relva haarata. Ma jooksin oma majja sisse. Mul olid mu poeg ja isa autos ning ma kaitsesin meid. Sa saad aru, mida ma räägin? Ma kuulen, mida sa ütled. Aga miks ma olen käeraudades? Sest sa just tulistasid kedagi. Kuhu sa relva majas panid? See on majas, ma näitan teile. Sa ei saa majja minna. See on kuriteo paik. Sa kohtled mind nagu kahtlusalust, vend. Kahjuks oledki sa kahtlusalune. Kas mul ei ole oma kodus õigust end kaitsta? Sellepärast me teemegi uurimist, et välja selgitada. Et näha, mis tegelikult juhtus. Politseinikud tuvastavad kiiresti veel 2 olulist pealtnägijat. Üks neist on Adriani tüdruksõber Tara. Aga miks ma siin olen? Miks ma ei peaks siin olema? Sina olid siin. Sa olid sündmuskohal.
Ta oli kõige tulipaiak. Ma soovin, et ta poleks minuga kaasa tulnud. Ma tõesti soovin. Oh jumal, ma soovin, et saaksin tagasi minna ja surra. Ma soovin, et poeg ei tulnud. Ma olen nii. Teine pealtnägija, Lawrence'i isa Larry, näib samuti šokis olevat. Härra, hingake sügavalt. Ma tean, et see on palju. Hingake nüüd rahulikult, eks? Kuulge. Mis see nii juhtus? No ma tõin oma poeda ja tema poega. Oh, kas see on see maja? Ei. Ja ta näeb, et see tüüp tuleb, eks? Tüüp tuli autost välja. Ütleb midagi ja ma küsisin, kuule, kas sul on kõik korras ja ta ütleb, et ei ole. Siis nad lähevad sinna majja sisse ja siis see tüüp siin, ta hakkab kurat liikuma ja siis mu poeg lihtsalt tulistab teda. Ära lihtsalt tulista teda. Olgu. Ma tean, et see on palju mees. Ma tean, et see on palju. Tead seda mees, keda ma tulistasin? See on minu poeg. Larry ütleb politseile, et tema pojapoeg, Lawrence'i 10-aastane poeg, oli koos temaga veokis, kui tulistamine toimus. Järgnenud kaoses kadus ta ära. Me leiame selle 10-aastase poisi üles. 10-aastane poiss hakkab jooksma. Politsei leiab hirmunud lapse tema kodust ja võtab ühendust tema emaga, Lawrence'i tüdruksõbra Tatjana Messaga, et ta tuleks lapsele järele. Su ema tahab lihtsalt kiiresti veenduda, et sinuga on kõik korras. Hästi, proua. Emmi. Ma tegelen sellega. Hei, kes sa oled? Kui politseinikud sündmuskohta uurivad, saavad nad haidlast teate. Adrian Payne on kuulist saadud rindkere haava tõttu surnuks kuulutatud. Hiljem samal hommikul esitatakse Lawrence Doherty'li esimese astme mõrvasüüdistus. Ta eitab süüd, viidates enesekaitsele. Nüüd on detektiivide ülesanne välja selgitada, kas ta räägib tõtt või mitte. Nad kutsuvad ülekuulamisele Adriani tüdruksõbra Tara Walkeri, et kuulda tema versiooni juhtunust. Tara, räägi mulle, mis täna õhtul juhtus? Minu parim sõbranna on Tatjana Messa ja ta saatis mulle sõnumi umbes kell 1:04 öösel ja küsis, hei, kas sa oled üleval? Ja ma vastasin talle ning ütlesin, et jah. Ja ta vastas mulle ning ütles, palun tule 15 minuti pärast minu juurde. Ja ma küsisin, kas kõik on korras, ta ei vastanud mulle. Tatjana Messa on Lawrence'i kauaaegne tüdruksõber ja tema poja ema. Tara sõnul on Tatjana ja Lawrence'i suhe väga toksiline. Nembe tülid lähevad tihti inetuks. Me läbime seda alati ja ma olen nagu vahendaja. Ma olen alati seal, ütlen, et rahunege maha. Ma ei ütleks, et olen tingimata kaitsja, aga ma olen seal, et veenduda, et ta ei teeks talle füüsiliselt haiget. Pärast seda, kui Tatjana talle sõnumi saatis, istus Tara autosse ja sõitis Lawrence'i maja poole. Teel sinna helistas ta Adrianile. Ma rääkisin telefonis oma poissõbraga, kelle nimi on Adrian. Ta oli teel minu juurde ja ma ütlesin talle, et pean totist läbi käima. Midagi toimub. Ta palus mul tulla. Tavaliselt tähendab see hädaolukorda. On juba nii hilja öösel. Ja ta ütles, et ma tulen maanteelt maha ja kohtun sinuga seal. Ma olen peaaegu kohal. Ja mina ütlesin, et ei, kallis, mine koju ja ole lastega. Las ma lihtsalt lähen vaatan, mis toimub. Ja Lawrence on äkilise loomuga ning ma ei taha, et ta tunneks, et sa oled seal millegi pärast. Ta ütles, ei, ma olen seal sinu pärast, sest eelmine kord oli ta sinu vastu agressiivne. Ja tead, ta on lihtsalt lugupidamatu ja käitub sinuga inetult. Tara ütleb, et tema ja Adrian jäid telefoni teel rääkima ning Adrian jõudis Lawrence'i majja enne teda. Ma rääkisin temaga telefonis, ma kuulsin, kuidas Lawrence küsis temalt, miks sa oled minu maja juures? Miks sa oled minu maja juures? Näed, seal ei olnud mingit tüli, see oli lihtsalt nagu, miks sa siin oled? Ja Adrian oli lihtsalt nagu, ma olen nagu, tead küll, mine edasi, ma ei tegele sinuga. Mõni minut hiljem, kui Tara jõudis Lawrence ja Tatjana majja, polnud Tatjana seal. Ta ei näinud ka Lawrence'it. Selleks ajaks oli Lawrence juba majja tagasi läinud. Ma eeldan, et ta läks majja, et oma relv võtta. Tara ütleb, et Adrian oli auto tänavale Lawrence'i maja ette parkinud. Ja siis ma kõndisin tema auto juurde, et talle öelda, kallis, ma lähen nüüd sisse, ära isegi tule majja, sest ta on ilmselgelt väga ärritunud. Ja ta istus sel ajal autos? Ta istus autos ja avas oma ukse. Ta tegi seda jalaga. Nii et sa pargid oma auto, tuled välja,
sa räägid Adrianiga auto juures. Ja samal ajal, kui sa temaga räägid, tuleb Lawrence välja. Ma pööran ümber, et minema hakata ja näen, kuidas Lawrence välja tuleb. Ma aeglustan veidi, sest näen, et tal on midagi sellist oma valge särgi all. Okei, kas sa said kohe aru, mis see oli? Jah, ma teadsin, et see on relv. Okei, kuidas sa teadsid, et see on relv? Selle järgi, kuidas ta seda hoidis. Selle järgi, kuidas ta ise ennast hoidis. Ja ma kuulsin, kuidas Larry ütles, Lawrence, mis sul on? Mida sa teed? Nagu, mida sa teed, Lawrence? Ja siis Lauri tõmbab oma relva välja ja tõstab selle üles. Ja mina tõstan käed üles ja ütlen, palun, Lawrence, nagu Todd ütles, et me tuleksime. Todd ütles mulle, et ma tuleksin. Ta on siin minu pärast, et veenduda, et mul on kõik korras. Ja ta küsis, miks sa siin oled? Ja siis ta lihtsalt tulistas teda. Ja siis ma pöörasin end ümber. Ja ma nägin, kuidas Adrian haaras rinnust ja kaldus nagu kõrvalistuja poole ning tuli siis tagasi juhi poole. Ja ma vaatan, kuidas Lawrence lihtsalt lükkab oma juuksed tahapoole, pöördub ümber ja kõnnib rahulikult majja, justkui poleks midagi juhtunud. Hästi, kas Lawrence ütles midagi peale selle, et miks sa siin oled? Kas ta ütles veel midagi? Mitte midagi. Mitu püssilasku sa kuulsid? 1. Ainult 1. Hästi. Kas sel hetkel oli Adrianil midagi käes? Ei, hästi. Kas tal polnud isegi mobiiltelefoni käes? Ta ei haaranud mobiiltelefoni, ta lihtsalt istus seal ja vaatas. Näed muremaid käsi. Sa näed selgelt, mida ta teeb. Olgu, kas Adrianil on relv? Ei. Olgu, nii et tal ei ole relva. Kas tal oli see siis, kui sa seal olid? Ta ei teinud ühtegi liigutust, mis viitaks, et tal oleks relv? Ei. Hästi, Taara, kas sa saad tõsta oma parema käe? Kas sa vannud, et kõik, millest me täna rääkisime, on tõsi? Ma vannun. Ma soovin, et see ei oleks nii. Ma tõesti soovin, et see poleks nii. Ma soovin, et see oleks unenägu. Kui uurijad räägivad Tatjana Messaga, kinnitab ta, et ta saatis Tarale sõnumi ja palus tal sündmuskohale tulla. Tatjana avaldab ka, miks ta pöördus abi saamiseks Tara poole. Tunde enne tulistamist viisid tema ja Lawrence oma poja Larry majja pere kokkutulekule ja just siis hakkasid probleemid pihta. Sel ajal pöögis emadepäeva tähistamine ja siis me lihtsalt rääkisime minevikust, eriti minu minevikust ja tema hakkas ärrituma ja mina ärritusin ka ilmselgelt tema mineviku pärast, tead. Ja kui vestlus edasi läks, siis ta mainis mõningaid asju minu mineviku kohta, mis mind tõesti väga ärritasid. Ja et kui ta oli minu ees ja rääkis sellest mulle näkku, siis ma nagu lükkasin teda eemale ja tema lükkas mind tagasi. Ja siis ta ütleski, et tahab koju minna. Tatjana ütleb, et Larry pakkus talle küüti. Seejärel viis ta Lawrence'i koos sinu 10-aastase lapsega koju ja sina jäid maha. Tatjana jäi maha ja saatis Tarale sõnumi, et too kohtuks temaga Lawrence'i maja juures. Ta oli endiselt Larry majas, kui Tara talle helistas. Mida ta sulle ütles? Ta ütles, et Adrian on surnud. Ja kas ta ütles sulle, kuidas see juhtus? Kas ta ütles sulle midagi? Ta ei ole mulle midagi selgitanud. Kuna ta ei olnud kohal, ei saa Tatjana tulistamise kohta midagi öelda. Aga Lawrence'i isa, Larry, saab. Aita mul natuke mõista, mis täna õhtul siin juhtus. Ma tõin oma poega koju. Mul oli mu pojapoeg autos. Ja kui me autot nägime, ma arvasin, et see oli maastur, sest tal olid tuled väga eredalt põlemas, suunatud otse auto peale. Ma küsisin, kes see oli, Lawrence. Ta ütles, et ta ei tea, ta lihtsalt pobises midagi. Ja ta tuli autost välja. Olgu, sa ütlesid, et Lawrence tuli välja. Jah, Lawrence tuli välja, nagu ma ei tea, kes see poiss oli. Ma olen lihtsalt praegu seal esimene kord, kui ma teda näen. Ja ta läks selle kuti juurde, et temaga rääkida. See kutt oli väga pikk. Ja ta ütles paar sõna. Ja kui ta lahkus, tagasi läks. Ja ma küsisin, kas kõik on korras. Ja tema, ma arvan, ma ei tea, kas ta ütles, et ma ei tea või midagi sellist, eks. Aga siis ma näen, et mees tuleb jälle veoautost välja. Ta tegi mingi liigutuse. Ja ma küsisin, mida sa teed? Järgmisel hetkel kuulen lasku. Ma hakkasin karjuma ja kisenda. Kõik juhtus lihtsalt nii kiiresti. Õige. Kui sa kuulsid püssilasku, kas sa olid ikka veel oma veoautos? Ma vaatasin oma aknast välja. Niisiis, pärast püssipauku, mida teeb Lawrence?
ma ei tea. ma ei tea, mida ta tegi. Ma ei näinud, et midagi oleks juhtunud. Nii et sa tuled oma veokist välja. Sa lähed, ma jooksen vaatama, mis poisiga toimub. Ma näen teda autos tulistatuna. Ma üritan teha elustamist. Olgu, kas sa tõmbasid autost välja? Kas ta oli haige? Ei, ma ütlesin talle, et ta püsiks minuga. Haarasin ta käest, et näha, kas ma tunnen midagi. Olgu. Alguses ma kuulsin teda. Olgu. Ma kuulsin teda. Jää minuga, poiss. Jää minuga. Õige. Ma haarasin tal käest kinni ja lõpuks oled sa üsna kindel. Sündmuskohal ütles Lawrence politseinikele, et Adrian oli relvastatud. Tara ütles, et ta ei olnud. Uurijad esitasid küsimuse Larryle. Kas sa nägid teda kunagi relva välja tõmbamas? Ei. Kas ta tõstis käed üles, nii nagu hoiaks relva? Mitte, et ma teaksin. Adrianilt sündmuskohal relva ei leitud. Seega politsei otsib tema autot põhjalikult läbi. Ja nad ei leia midagi. Ilma tõenditeta, mis tema lugu toetaksid, tundub Lawrence'i enesekaitse väide olevat nõrgal pinnal. Uurimise jätkudes maetakse Adrian Payne tema koduosariigis Ohios. Tema Pact Memorial Service'in avaldasid perekond, sõbrad ja endised meeskonnakaaslased austust mehele, keda nad kirjeldavad kui õrna hiiglast ja kes ületas raske lapsepõlve, et täita oma unistus jõuda NBA-sse. Möödub mitu kuud ja kui Lawrence Doherty valmistub kohtupäevaks, esitab tema õigusmeeskond taotluse tema juhtumi lõpetamiseks. Nad väidavad, et vastuolulise Stand Your Groundi seaduse alusel oli Lawrence'il õigus kasutada Adrian vastu surmavat jõudu, kuna ta pidas teda tõsiseks ohuks. Taotlus lükatakse tagasi. 2025 aasta juulis jõuab asi lõpuks kohtusse. Nüüd alustame advokaatide avakõnedega ja seejärel liigume tunnistajate ütluste juurde. Ükshaaval astuvad tunnistajad tunnistajapingile, sealhulgas Adriani tüdruksõber Tara Walker. Tema ütluste ajal kohtusaalis saabub vaikus, kui prokurörid esitavad tulistamise salvestise, mis saadi naabri koduvalvekaamerast. Olgu, ma tahan selle uuesti läbi vaadata ja esitada sulle mõned küsimused mõnede häälte ja asjade kohta, mida me videos kuuleme. Olgu. See hääl, mida me seal kuuleme, kas see on sinu hääl? Õige, jah. Mida sa seal ütled? Ära võta oma relva välja. Ristküsitlusel püüab kaitse kujutada Tarat kallutatud tunnistajana. Ma tean, et see kõlab väga rumala küsimusena ja andke andeks mu teadmatust, aga kas oleks õiglane öelda, et te armastate härra Payne'i? Õige. Te ei tahaks, et tal oleks halb maine, eks? Ei. See on tõsi, sa teeksid kõike, et tema nime kaitsta, eks? Mida sa mõtled kõike all? See on õiglane, sina teeksid seda. Ei, mitte tingimata. Rohkem küsimusi ei ole, John. Kohtuistungi eel on kõigi mõtetes küsimus, kas Lawrence astub enda kaitseks tunnistaja pingile. Tunde pärast Tara ütlusi saab sellele küsimusele vastus. Hästi, võite kutsuda oma esimese tunnistaja. Sooviksin kutsuda härra Lawrence Doherty. Härra Doherty, palun minge tunnistaja pingile tema jaoks. Kas te mäletate, mis juhtus 9. mail 2022? Jah, ma mäletan. Kas te selgitasite kohtule ja vandekohtule, mis juhtus? Umbes kell 1:30 öösel läksime mina, mu poeg ja mu isa minu koju. Mu isa viis mind ja mu poega koju. Ja kui me kohale jõudsime, ma nägin autot pargitud oma kodunurga juures. Ja ma automaatselt eeldasin, et see oli Tara. Nii et ma arvasin, et see oli imelik, et ta oli just seal pargitud, sest tavaliselt pargiks ta sissesõiduteel või maja ees.
ja nii ma kõndisin sinna, et teda tervitada ja küsida, et kuule, miks sa siin pargid? Ja härra Payne astub autost välja. Ja kui ta autost välja astub? Ta vaatab mulle ülalt alla, tal on käsi püksivärvli vahel. Ja ma näen, et tema puusa juures paistab midagi hõbedast välja ja ta hoiab sellest kinni. Ja ma küsisin temalt, mida sa siin teed? Ja ta ütles, ma ei tee nalja, ma teen su maha. Ma ütlesin, mis? Tõstsin käed üles. Ja ma hakkasin paanikasse minema. Mu isa keris akna alla ja küsis minult, kas kõik on korras. Ja ma ütlesin talle, ma ei tea. Nii et ma lähen oma koju sisse. Ma võtan oma tulirelva, et saaksin oma poja turvaliselt majja tuua. Ja kui ma tagasi õue lähen, näen, et härra Payne on oma autot veelgi edasi nihutanud. Ta on jälle autost välja tulnud. Ja nii seisan ma oma sissesõiduteel ja küsin temalt. Miks sa siin oled? Mida sa siin teed? Miks sa siin oled? Kas sa võiksid palun lahkuda? Kas sa võiksid palun lahkuda? Ja ta lihtsalt jõlitab mind. Kas sul oli temaga üldse mingisugune suhe? Ei, härra. Kas sa kutsusid ta enda koju? Vabandust? Ei, härra. Miks sa läksid tagasi majja? Miks sa läksid majja? Sest ma tundsin, ma arvasin, et ma suren ära. Aga miks sa nii tundsid? Ta on mu maja ees. Ta ütleb mulle, et ta kavatseb mind maha võtta. Mul on poeg väljas, mul on isa väljas. Ta on seal üksi. Ei, mina ei teinud seda. Kui sa tagasi välja tulid, oli sul see tulirelv. Esiteks, kas sul oli varjatud relvakandmise luba? Jaa, härra. Kas sa olid varem enesekaitsekursustel käinud? Jaa, härra. Kui sa välja tulid, kas sa ütlesid veel midagi või kas sul oli tol hetkel midagi lisada? Jaa. Mida sa siis ütlesid, kui üldse midagi? Ma ütlesin, kas saaksid panu lahkuda? Miks sa siin oled? Kas saaksid panu lahkuda? Milleks sa siin oled? Mis vastuse sa said? Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt vaatas mind. Kas härra Payne näis millegi järele haaravat? Jaa. Kui ma ütlesin, miks sa siin oled? Sa pead lahkuma. Miks sa siin oled? Ma nägin, kuidas ta tegi niimoodi. Tõstis käe üles. Nagu ta tõstaks relva minu poole. Ja ma tulistasin korra ning helistasin politseisse ja viisin oma poja majja. Härra Doherty, ma küsin teilt selle küsimuse. Kas te nägite tulirelva härra käes või tema valduses? Jaa. Kas tundsite, et teie elu oli ohus? Ja mina, mu poeg ja mu isa. Rohkem küsimusi ei ole, John. Ristküsitlusel surub prokuratuur Lawrence'i ütlustele tugevalt peale. Ma tahan rääkida veel mõnest asjast, mida te oma põhiküsitlusel antud ütlustes ütlesite. Te olite oma ütlustes 5-10 minutit tagasi väga selge, kui teie advokaat teilt küsis. Kas te nägite tulirelva, eks? Te ütlesite, jah, ma nägin tulirelva. See oli teie ütlus alles, ma mõtlen, 10 minutit tagasi, eks? Õige. Dramaatilisel hetkel näib, et Lawrence'i varasem ütlus detektiividele hakkab teda nüüd kummitama. Nii et härra Doherty, ma hakkan lugema sellest ärakirjast alates 35. lehekülje 25. reast. Detektiiv Gilberti, see on tema küsimus teile. Kas te kunagi nägite relva? Härra Doherty, ma ei saa öelda, et ma tingimata nägin relva, aga kui te teete mulle sellise žesti, siis ma olen käinud varjatud relva kandmise kursustel. Ma olen varem käinud enesekaitse kursustel. Kui keegi läheneb mulle niimoodi... Ja see ongi teie vastus. Nii et te ei saa lõplikult ega ausalt sellele vandekohtule öelda. Vastuväide... Teie vastuväide, see on vaieldav. Te ei saa kindlalt väita, et nägite relva. Ei saa. Vastuväidet ei ole. Ei au, sama vastuväide. Argumenteeriv. Ma olin oodanud ja istunud politseiauto tagaosas 7-8 tundi. Ma olin ülekuulamisruumis 6-7 tundi. Ma polnud maganud.
olin üliväsinud ja minu mälestus toimunust võis olla võib-olla, tead küll. Ma ei tea. Okei, nii et sa siis ei öelnud seda, aga nüüd ütled, eks? Ma ütlesin seda. Ma olen... Te mainisite oma põhiülekuulamisel, et olite mures oma poja ja isa pärast, kes olid tulistamise hetkel kohal, eks? Kas vastus on jah? Jaa, härra. Vabandin. Aga isegi teie enda jutu järgi ohver ei ähvardanud kunagi teie poega, eks? See on tegelikult argumenteeriv, austatud kohtunik. Vastu ei tagasi. Ohver ei esitanud kunagi teie pojale mingit ähvardust, eks? Õige. Kas see on õige? Kas see on õige? Ja ohver ei esitanud kunagi sinu isale mingit ähvardust, eks? Õige. Seda ei pea neile esitama. Nüüd sa oleksid ka nõus, et koht, kuhu ohver oli auto parkinud, ei olnud sinu kinnisvara, eks? Naabruskonda peetakse minu kinnisvaraks. Ma ei oma seda naabruskonda, aga see on minu elukoht. Seal ma elan. Aga olgu selge. Härra Payne ei astunud kunagi teie majja, eks? Ei. Kui te nüüd läksite oma koju, et endale selles olukorras tulirelv võtta, siis ohver ei järgnenud teile, eks? Ei. Ta jäi oma auto juurde. Õige. Ja nii sa läksid sisse. Sul oleks sel hetkel olnud aega helistada 112, kui sa oleksid pidanud seda vajalikuks. Õige. Aga sa ei teinud seda, eks? Kas tegid? Ma ei arvanud, et see oli sel hetkel vajalik. Olgu. Mis sa pidasid vajalikuks, oli võtta oma tulirelv, minna välja ja tappada, eks? Ei. Aga just seda sa tegidki. Pärast Lorenzi tunnistust lõpetab kaitse oma esinemise ja vandekohus asub arutlema. Järgmisel päeval 30. juulil 2025 jõuavad nad otsuseni. Hästi, otsuse vormid on korras. Palun lugege otsus ette. 9. ringkonnakohtus Orange'i maakonnas Floridas. Florida osariik versus Lawrence Doherty, kohtuasja number 2022, CF 5250. Otsus esimese süüdistuspunkti kohta. Kas vandekohus leiab, et süüdistatav on süüdi teise astme mõrvas, nagu süüdistuses esitatud? Nõnda otsustasime kõik, allkirjastatud Orlandos, Orange'i maakonnas Floridas. Kuu aega hiljem kuulutab kohtunik tema saatuse. Arvestades kõike seda, määran ma järgmise karistuse. Ma tunnistan sind selles kuriteos süüdi, mõistan sind eluaegseks vangistuseks Florida vanglasüsteemis koos eluaegse kohustusliku miinimumkaristusega selle eest, et sa valdasid tulirelva, tulistasid sellest ja põhjustasid selle juhtumi väidetava ohvri surma. Kuigi Lawrence Doherty eluaegne vanglakaristus toob lõpuks juhtumile lõpu, jäävad Adrian Payne'i lähedased igaveseks kandma tema mõttetu surmavalu. Sa varastasid mehe, kes pidi meie poega läbi elu juhatama. Mees, kes pidi olema tema kõrval tema esimestel sammudel, sünnipäeval, esimesel koolipäeval, lõpetamistel ja igal erilisel hetkel nende vahel. Adrian on läinud. Lawrence on maetud 6 ela sügavusele maa alla. Ta oli 31-aastane, sama vana nagu sina täna. Selle eest andku Jumal sulle andeks, sest mina ei suuda. Kas on veel küsimusi või muresid? Hästi, härra, teil on õigus selle otsuse peale edasi kaevata, kui te seda soovite. Kaebus tuleb esitada kirjalikult järgmise 30 päeva jooksul. Kui te ei saa endale apellatsiooniks advokaati lubada, võib teile määrata riigi poolt advokaadi. Teeme pausi.